Nii, tere tulemast, Kevin Murphy, Eesti publik. Kohe oleme valmis laiviga alustama. Nii, tervitus. Oleme siis jälle taas Kevin Murphy Estonia Facebooki lehel laivis ja ma ei ole siin üksi. Minuga on koos täna armas Eliise. Nii, kohe paneme ta ka pildile. Tšau, tšau. Tšau! Tutvustad ennast ka võib-olla natukene siin Kevin Murphy Eesti rahvale. Sa ei ole meil varem olnud laivis, aga... Ei ole hea, aga mind võib-olla tunnevadki siis rohkem Tartu inimesed, et tegelen iga päev nendega. Minu poole pöördutakse tooteküsimustega, kõige sellisega. Et omalt poolt ütlen ka, et mul on täna väga suur rõõm teiega siin koos olla ja julgustaksin kõik küsima erinevaid küsimusi, kellel on rääkima oma kogemustest toodetega ja kirjutage ja küsige ja on meil ka natukene rõõmsam siin otse-eetris olla. Jah, just, et kirjutada ja küsida võite julgelt ja Eliise aitab siis vajaduse need ette lugeda või siis modereerib ja vastab siis ka kirjapildis teile, Just. Kui need peaks tekkima. Nii et super. Ma siis panen su korra peitu. Ja... Nii, hopsti. Ja lähme siis meie päevakavaga edasi. Nii et tänane selline päevaplaan siis on meil peanahahooldus. Miks on oluline juukseid peanahka koorida jääkainetest? See on siis siuke natukene, ütleme, läheb siis teise ossa meie sellest laivist, et räägime natukene üleüldiselt siis peanahast ja probleemidest. Siinkohal on võib-olla paslik ära mainida, mina ei ole kohe kindlasti mitte arst ja ei ole selles mõttes peanaha spetsialist. Küll aga räägin siis oma kogemustest, mis mul võib-olla aastate jooksul on tekkinud ja mis ma olen siin siis nii-öelda taustauuringute tegemiselt siis teada saanud, et kui teil on mõni küsimus, siis ma kindlasti proovin aidata, proovin oma kogemusest lähtuvalt vastata, aga jah, siis korra veel mainin üle, et ei ole arst, kindlasti mitte. Nii et siis, miks on see siis oluline või mis siis peanahaga meil toimub tegelikult? Et üks asi kindlasti, mida tasub arvestada, on see, et kõik sellised peanaha probleemid ei ole ka otseselt kõõm kohe. Et hästi paljud või hästi siuke levinud ühine nimetaja asjadel on, et kui on probleem, kui on mingi kestendus, siis me kutsume seda kõõmaks, eks ju. Tegelikult siis selle kestenduse põhjuseid võib olla päris mitmeid. Olenevalt siis jällegi, mis on teie nahatüüp. Vastavalt sellele on ka võib-olla natukene lihtsam aru saada, milles võib probleem olla. Et võib-olla teemegi esimese asjana siis selgeks, et mis asi siis on kõõm. Kõõm põhimõtteliselt on siis juba selline seenhaiguse moodi, seeneline, mis seda tekitab siis põhimõtteliselt. Ja kõõm on üldiselt suuremalt jaolt esineb tegelikult rasusel peanahal. Nii et tegelikult tasub oma üldist nahaseisund arvesse võtta siis oma sellise diagnoosi panemisel. Et kas meil on kuiv nahk, on meil tundlik nahk, on meil rasune nahk, on meil selline segunahk, et need kõik aspektid on siis olulised ka peanaha juures. Nii et jälgige siis kogu oma nahastruktuuri, kuidas olud on. Ja peanahk on tavaliselt ka isegi tundlikum näiteks, kui on näonahk. Nii et ka seda tuleb tegelikult arvesse võtta. Aga siis kõõmast veel korra, et on siis konkreetne selline bakter või seeneline, mis siis tekitab sellist kõõma. Ja tavaliselt on ta siis selline rasusel peanahal, selline punetav, selliste valgete kogudena kogunev siis kestendus, ütleme siis niimoodi. Nii, see on siis selline klassikalisem kõõm, eks ole. Kui me räägime nüüd erinevast pisemast kestendusest või väiksematest helvetest, mis õla peale langevad, eks ole, siis see võib olla tihtipeale põhjus hoopis kas siis kuivas peanahas või siis
või siis ka näiteks sellises ärrituses või tootejääkides. Nii et tegelikult päris palju, nii palju kui mina olen kokku puutunud, siis klientide selliste muredega on põhiline põhjus ikkagi selline siis šampooni jäägid või muud sellised viimistlusvahendite jäägid juustes. Nii et see on täiesti okei, see on täiesti tavaline, see on täiesti kergesti parandatav, ütleme niimoodi. Tuleks lihtsalt natuke rohkem siis vaadata esiteks, mida te kasutate peapesu puhul ja teiseks aspektiks kindlasti tuleks hoolega välja loputada siis tooted. Nagu me teame kõik siis, eks ju, palsamit me peanahale üldiselt ei kanna. Kui just ei ole siis sellise väga kuiva peanahaga tegemist, siis põhimõtteliselt isegi võib seda natuke masseerida peanahale, aga tuleks siis ka korralikult ilusti välja loputada. Ja viimistlusvahenditega ka, et selline peapesu puhul on massaaž on hästi oluline, et ütleme järgnevates laivides, mis meil hakkavad siin, lähevad siin edasi siis Kevin Murphy Eesti lehel, räägime siis täpsemalt nendest erinevatest siis toodetest ja nendega kaasnevatest sellistest kasuteguritest ja asjadest, millega peab arvestama, eks ju. Aga jah, et selline massaaž on hästi oluline, et aidata siis need jääkained nagu peanahalt ka ära puhastada ja teha seda siis võimalikult õrnalt ja leebelt on siis võtmesõna siis antud hetkel. Nüüd, kui me räägime koostisainetest ja läheme rohkem siis selliste toodete baasi, mis on siis rohkem Kevin Murphy, mitte niivõrd siis enam meditsiiniline, eks ole. Siis mäletate, ma olen siin juba eelnevatel laividel, kui te olete kaasa elanud ja vaatamas käinud, siis oleme rääkinud, et Kevin Murphy tehnoloogia põhineb siis nahahooldusel sinu juustele, eks ole. Ja siin rääkides toodetest hakkab see võib-olla kõige rohkem esile tulema see, et esiteks komponentidest, mida ma olen siin ka varasemalt juba natukene maininud, mis on hästi palju sellised nahahooldusest inspireeritud ja samamoodi siis ka need ülesanded või need tulemused, mis nad loovad siis juuste peal, ka need võib tegelikult väga kenasti koondada sellise nahahoolduse alla. Nii et jällegi veel kordamine on tarkuse ema, eks ole, mainin siis üle, et meil on siis nahahooldus sinu juustele on selline põhiline lähtepunkt, millest me kõikide toodete formuleerimisel lähtume või siis Kevin õigemini lähtub, mitte meie siin, aga jah. Kuidas meil Eliise läheb, on rahvast liitunud? Meil mõned on ikka liitunud juba ja Emma ütleb meile hei. Jah, ma näen isegi seda ka siin, pura õlundasi välja. Vaikselt inimesi ikka juba koguneb. Nii, väga hea. Kui teil on veel selle naha kohta mingeid küsimusi, siis kindlasti on õige hetk need ära postitada, et siis me jõuame siin veel ennem kui liiga edasi kandume oma teemades, jõuame siis nendele veel vastata. Aga siis põhimõtteliselt toimeainetest jällegi rääkides ei saa ma sellest üle ega ümber, et põhiliselt, mida me siis leiame oma tootegruppidest, on siis sellised niisutavad aineosad, ekstraktid ja muidugi antioksüdandid, nii et need on siis alati esindatud ja meie tooted üldiselt on siis formuleeritud niimoodi, et olekski pikem selline sisimast selline niisutus ja toitmine, ilma et ta teeks siis juuksed raskeks, nii et selline kaalutu olek ja kaalutu hoidus on ka selline üks oluline moment, mida kindlasti tasub ära mainida. Nüüd, mis puudutab siis peanaha sellist puhastust? Võime ju mõelda, eks ole, et meil on mingisugune šampoon olemas ja šampooni ülesanne on siis peanahka puhastada, eks ju. Tihtipeale aga me tegelikult näeme, et sellest ainult puhastamisest ei piisa ja siin tulebki mängu siis ka sellised nahahoolduse etapid, mis siis vähemasti siis Kevin Murphy puhul toimivad, on, et koorida oleks täpselt samamoodi vaja. Nagu me tegelikult oma näonahka koorime või üleüldiselt oma nahka, siis igapäevaselt me tegelikult ju kaotame mingi osa siis vanadest naharakkudest, eks ju. Ja need tuleks tegelikult ju maha saada oma keha pealt. Muu keha pealt nad ilusti langevad ära, riietega juba tuleb midagi, eks ole, aga ütleme, kui on juustega tegemist ja peanahaga, siis tihtipeale, kui me oleme kasutanud ka selliseid tooteid, mis sisaldavad näiteks palju silikoone või me ei suuda seda korralikult välja loputada, siis tegelikult need surnud naharakud, mis peaksid ära langema, jäävad kapselduvad siis selle
kõige selle toote jääkide alla ja see võib ka omakorda tekitada probleeme. Peanaha sügelusena näiteks, täpselt samamoodi mingitel hetkedel ka kestendusena või näeme mingisuguseid mis iganes muid probleeme peanahal tekkimas, et kuidagi justkui ta ei hinga enam, tekivad kas või väiksed sellised vistlikud peanahale või midagi sellist, et siis hästi oluline on tegelikult peanaha puhul ka täpselt samamoodi see koorimise aspekt. Ja kui te nüüd küsite, et kas ma võtangi siis kehakoorija ja see on vaja siis selliseid graanulikesi sisse, siis et saaks kenasti koorida, siis vastus on ei. Et tegelikkuses me saame väga kenasti keemiliselt justkui koorida. Ja üldiselt tendents on muidugi paranenud, aga siin väike kõrvalepõige, siis kui rääkida sellistest erinevatest koorijatest, millel on sellised pisikesed graanulid sees, siis on siin ka tehtud teste ja uuritud ja vaadatud, et paljuski on kasutusel nende graanulitena siis sellised plastikuosakesed, mis kindlasti ei ole head ei meile ega ka meie keskkonnale, eks ju. Nii et tasub siis hoolega jälgida, millest on siis need graanulid tehtud, mis on see nii-öelda olemus sellel, mis see kasutegur on ja õnneks ma saan öelda, et meil siis Kevin Murphy sellisel juuksekoorijal või peanahakoorijal on siis pigem lähenetud siis selles mõttes teaduslikumalt ja targemalt, et on see siis kõik keemiliselt toimiv. Ja mis siis keemiliselt töötab selleks väga hästi? Selleks on siis AHA-happed. Ehk siis alfa-hüdroksüühapped. Ja need on siis põhimõtteliselt sellised happed, millel on komme siis või selline omadus hästi õrnalt puhastada siis nahapinda. Et kui me võtame mingisuguse tugeva toimelise koorija näiteks, isegi see, mis on graanulitega, siis sellise hõõrdumise ja hõõrumisega me tegelikult ka natukene nagu võime teha liiga oma nahale. Kas me siis hõõrume liiga kõvasti ja see on natuke liiga abrasiivne või teine aspekt selle juures on veel see, et me võtame liiga palju selliseid kasulikke osasid siis ära või selliseid õlisid või üleüldiselt selliseid vajalikke komponente siis oma nahapinnalt. Et siis need alfa-hüdroksüühapped ehk siis AHA-happed aitavad palju kergemini ja palju leebemalt siis puhastada meie nahapinda. Et see niiskustasakaal siis nahas säilib, mis tähendab, et see ka pikas perspektiivis ja ka lühemas ei kuivata meie nahka nii oluliselt. Ja täpselt samamoodi nagu nahal toimivad tegelikult need ka juustel, et kui me räägime siin olete ka nõus minuga või kuulnud kusagilt, kui inimene ütleb, et ma olen kasutanud mingit šampooni või balsamit, need toimivad imehästi mu peal, eks ole, aga mingi aja tagant ma tunnen, et mu juuksed väsivad ära, eks ole, ma tahaksin midagi uut. See võib juhtuda poole šampoonipudeli kasutamise peal, see võib juhtuda võib-olla, kui üks pudel on läbi ja hakkad juba järgmist ostma või kasutama ja siis avastad, et juuksed on justkui väsinud. See võib juhtuda muidugi ka nii poetoodetega kui ka professionaalsete toodetega, mis sa saad näiteks salongist kaasa osta või mida juuksurikki kasutavad. Ja miks see juhtub? See on tegelikult juhtub sellest, et iga asi, on see siis hea või ka mitte nii väga hea, tal on võime või komme kuhjuda aeg-ajalt. Jällegi, sa võid kõige paremini loputada, sa võid väga hoolega sellega tegeleda, aga siiski mingisugune selline osa jääb nagu juustele ja peanahale alles. Ja seeläbi nad siis muutuvad selliseks võib-olla tuhmiks, ei hoia enam nii hästi. Nad justkui on, nad justkui lägivad, nad justkui kõik oleks hästi, aga lihtsalt ei ole seda volüümi, seda sära, seda lendlevust siis, heas mõttes lendlevust, mitte siis elektrit täis, eks ole, aga heas mõttes lendlevust. Et need kõik on sellised momendid, mille järgi tasub vaadata, et mul oleks tegelikult vaja väike selline puhastus teha, sügapuhastus või koorimine siis. Kui koorimine kõlab tegelikult natuke paremini ja see ka natuke rohkem iseloomustab meie sellist toodet siis, millest ma kohe räägin. Aga koorimise aspekt on siis hästi oluline ja see aitab siis seda kuhjumist vältida, puhastada peanaha, puhastada juuksed ja jällegi, kui on siis kasutusel alfa-hüdroksüühapped, siis see ei ole niivõrd selline intensiivne siis selline koorimis- või puhastusfaas. Kui meil on nüüd, ütleme, see koorimine tehtud, siis on meil ju tegelikult puhas lõuend.
meil on kõik, mida meil ei ole vaja, on ära võetud juustelt ja seeläbi saavad siis juuksesse ja peanahka ka siseneda kõik sellised komponendid või koostisained, mida me väga soovime sinna panna. On see siis näiteks, ütleme, juuste väljalangemise puhul midagi sellist, mis aitab siis turgutada peanahka, tugevdada juukse karvanääpsu, tugevdada üldse peanaha veresoonkonda, kõik siuksed aspektid pääsevad palju paremini ligi, kui meil on siis selline puhas lõuend, kuhu siis saavad siseneda siis kõik need head koostisained, eks ole. Ja juustega täpselt samamoodi, et see niisutus olenevalt sellest, kui sellised tugevatoimelised või sulfaatide rikkad teie šampoonid näiteks on, siis sellest sõltuvalt võib ka olla see, et ei pääse ka need head koostisained ligi juustele, kui seal on ülekuhjunud toodetest, eks ju. Nii et puhta sellise lõuendiga toimivad siis need asjad alati palju paremini. Ja üldiselt, mida meie soovitame ka Kevin Murphy brändiga alustajale, on see siis salongis. Esimest korda tulete Kevin Murphy salongi ja soovite siis neid teenuseid kasutada. On see siis sellepärast, et teile meeldib väga bränd ja sooviksite rohkem sellest teada saada. Või teine variant on see, et lihtsalt tulite selle antud juuksuri juurde, kes te kuulete igal pool linna peal teeb imesid juustega, eks ju. Et siis reeglina pakutakse siis sellist teenust või sellist ütleme teenust siis nagu Kevin Murphy Experience, mis on siis KMX. Isegi kui sellest ei räägita ja ei nimetata seda, et nüüd me teeme KMX-i, eks ole, siis suure tõenäosusega ikkagi juuksur mingil ajahetkel teie peal kasutab siis meie selliste alfa-hüdroksühapetega ehk AHA-hapetega sellist koorijat siis, et aidata puhastada peanahk, juuksepind, et saaks siis meie sellised head nahahooldusest pärit koostisained siis siseneda teie juustesse ja peanahale ja teha seal siis oma imet. Ja üldiselt on see alati hästi mõistlik ära teha. Just sellepärast, et saada siis täis kogemus kätte, mida need tooted tegelikult suudavad teha siis teie juustega või siis teie peanahaga või teie muredega, mis teil siis juustega seoses võivad olla. Nii, kuidas meil läheb, Eliise? On mingi küsimusi tekkinud? Meil publikut täitsa juba on, väga suur rõõm on näha seda. Küsimusi veel ei ole tekkinud, ainult Piibe ütleb meile hei. Tervitame sind vastu ka, Piibe. Väga tore, et sa oled meiega koos. Hei. Aga julgelt soovitan küsida, kellel vähegi küsimusi on, sest et tegelikult on tegu nii olulise teemaga, et praegu on võimalus küsida. Kindlasti. Ja, et katsume anda endast parima siis, et vastused leida. Aga nüüd siis nendest hapetest rääkides aitavad nagu tegelikult see, et me oleme puhastanud juuksepinna, aitab ka tegelikult meil juukse kasvu soodustada ja turgutada. Jällegi tänu sellele, et meil kõik see hea, mis meil on šampoonidesse, balsamitesse pandud, pääseb nagu ligi reaalselt tegema seda, mida ta peab tegema. Ja seeläbi siis ka juuksed on palju tervemad, nad kasvavad paremini ja selline üldine hoidvus ja käsitletavus on ka tegelikult oluliselt parem. Nii et mis siis põhiliselt meil neid alfa-happeid sisaldab, on siis MaxiWash. Ja see on tegelikult siis üks selline toode, mis on siis tegelikult kõige alus. Ja me ei nimeta seda siis, miks ma ennem ka parandasin ennast, et me ei nimeta seda sügavpuhastavaks šampooniks, ma näitan ka natuke lähemale. Kas on näha? Et on siis tegemist sellise juuste ja peanaha kooriaga ja jällegi siis põhiliselt nendest alfa-hüdroksühapetest koosnev siis. Lisaks siis kõike muud veel head juures, millest ma ka kohe räägin, aga mis on siis sellise toote, ütleme, kasutus? Ennekõike tuleks seda kindlasti salongis siis kasutada, eks ole. Aga tegelikult siis veel olulisem on kliendil või inimesel või tarbijal ka kodus seda kasutada. Isegi olenemata nüüd sellest, kas te kasutate muid Kevin Murphy tooteid või mitte, siis see on ikkagi selline väga kasulik ja lihtne abimees, sest et ta aitab meil ka juustest korjata ära sellised mineraalijäägid. Et näiteks, kui teil on selline piirkond või kus on vesi hästi rauarikas, eks ole, või mineraalide rikas, siis MaxiWash samamoodi aitab siis koorida juuste pinnalt siis ka sinna kuhjunud mineraalid, et me ei saa ainult rääkida siis silikoonidest või mingitest muudest asjadest, mis on toodetesse pandud, vaid me peame ka või saame ka rääkida asjadest, mis on juba loomulikult meil ümber. On need siis heitgaasid,
Õnneks neid küll Eestis vähem ja olenevalt sellest, kus piirkonnast elate, võite olla täiesti peaaegu et vaba, sellest on teil puhas õhk ja kaunis Eesti loodus, eks ole. Aga siiski on teil ka seeläbi võib-olla suurem rauarik sisaldus vees või mõned muud mineraalid, mis on siis vees sees, teevad juuksed karedaks või natukene selliseks kuivaks või isegi natukene hapraks. Et siis Maxiwash aitab teil seda siis parandada. Ja ütleme, kasutada võiks seda siis keskeltläbi, ütleme korra kuus. Olenevalt sellest, kuidas teil siis see vee olukord on või kus kandis te siis olete või kuidas te oma juukseid töötlete või hooldate kodus, võib ka olla näiteks korra nädalas või korra 2 nädala tagant. Et ütleme, mida mina olen alati soovitanud hästi, on see näiteks ujujatele on see super toode. Et täpselt samamoodi siis ka sellised kloorijäägid aitab veest ära võtta, et kui te olete kuskil spaas käinud või midagi sellist, siis täpselt samamoodi oleks mõistlik seda kasutada, sest ka need kuhjuvad meil jäägid, või lisandid, mis on vette pandud, kuhjuvad meil samamoodi juustel. Ja siis, mis on hästi tore selle juures on see, et meil on pakkuda ka selliseid mini-šampoone. Et kes ei taha siis seda investeeringut teha või tahaks proovida kõigepealt, siis tal on võimalus ka selline mini-šampoon siis omale hankida, et siis katsetada. Mis on veel hästi tore selle juures on see, et ta ei ole, nagu me teame, siis Kevin Murphy tooted ei sisalda sulfaate parabeene, eks ole. Et see tähendab ka seda, et ta on selle külje pealt võib-olla teie selliste vaadetega juba kooskõlas. Aga ühtlasi, vaatamata sellele, et meil ei ole sulfaate sees, ta tegelikult vahutab päris hästi. Ja vaht on selle külje pealt üks selline võtmetegur, milles suunas siis silmad avatud hoida selle külje pealt, et kui te näiteks esimese korra kasutate seda ise oma ette kodus, te panete pisikese koguse juustele või peopessaste, eks ole, masseerite selle laiali ja kannate siis niisketele juustele. Nüüd oluline oleks mitte väga tugevalt masseerida, sest see süke koorimisefekt on juba nagu keemiliselt ja pigem lihtsalt kokkupuutel, et te võite lihtsalt õrnalt masseerida selle juukse pinnast üle. Et võib-olla 2-3 korda niimoodi peanahad käite läbi ja siis tõmbate lihtsalt juustest läbi selle toote. Ja kui ta nüüd esimesel korral näiteks vahutama ei hakka, praktiliselt mitte midagi ei ole aru saada, siis see tegelikult on väga hea indikaator sellest, et meil on seal asju, mida tuleks eemaldada. Kui te nüüd selle välja loputate ja teisel korral võtate samamoodi pisikese koguse peopessa, isegi võib-olla väiksema kui näiteks esimesel korral, see võiks olla siis kuskil mingi 50 eurosendine kogus näiteks. Jällegi masseerite lahti või käte peal laiali, eks ole, ja siis kannate pähe, siis te tegelikult juba teisel korral näete, et ta võib hakata oluliselt rohkem vahutama. Ja see tulenebki sellest, et on siis need happed oma töö ära teinud ja on saanud siis lahustatud enamus sellest üleliigsest või halvast, mis me seal on kogunenud ja me saame siis rahulikult maha loputada selle. Mis oleks nüüd järgmine samm? Te võib-olla küsite, kas panen balsami või üldse ei pane balsamit? Järgmine samm on tegelikult puhastus ehk siis selline päris šampooniga pestud pea või selline puhastusetapp ja nagu kooriagagi, et kui te nahal kasutate kooriaid, siis tegelikult samamoodi, et ainult sellest ei piisa. On ka sellise muidugi 2-in-1 tooteid võib-olla saadaval, aga kui võtta klassikalises mõistes, siis me koorime naha ära, eks ole, ja seejärel võtame siis puhastuspiima või on see puhastuskeel, mis iganes te kasutate ja puhastame päriselt naha ära siis, eks ju. Et täpselt samamoodi on ka siis juustega, nii et siin tuleks siis valida omale sobilik või juuksuri poolt soovitatud selline wash, kas siis Kevin Murphy omalt või siis šampoon, mis teil siis parasjagu väga hästi toimib juustel. Ja seejärel siis selline niisutusfaas või toitmisfaas, oleneb kui süvitsi te lähete oma hooldusega, aga siis lõpetame alati balsamiga, eks ole. Ja nüüd siis nendest natukene komponentidest võib-olla ka. Üks oluline aspekt, mida siin kindlasti tasub ära mainida lisaks nendele alfa-hapetele, on teepuõli. Et teepuõli tegelikkuses, kui teil on mis iganes peanaha probleem, siis esimene asi, mida te võite katsetada kodus, et aidata lahendust leida, on just teepuõli, sest teepuõli toimib nagu väga hästi peanaha sellise rahustajana ja puhastajana. Ja isegi kui teil on ka selline juba
tõsine kahtlus kõõma suunas, siis täpselt samamoodi võib see siis aidata teid. Muidugi ainuke aspekt on see, et kindlasti ei tasuks seda teepuõli siis puhtal kujul pähe määrida, vaid tuleks seda lahjendada. Kas te siis kannate selle šampooni sisse või siis näiteks, mis on ka selline väga hea hooldus, on, et teete kookosrasvaga, kookosõliga näiteks segate kokku selle, et siis sellise pehme sükse puhastuse siis teha omale või turgutuse juustele. Ja nüüd siis Maxiwash täpselt samamoodi siis sisaldab endas teepuõli, samuti siis ka see nõiapähkli puuõli või ekstrakti, mis on siis selline üpriski tuntud antiseptik, looduslik antiseptik, mis aitab siis peanahad ja juusted võtta samamoodi siis sellised üleliigsed jäägid ära ja samamoodi siis pinguldab tegelikult meil juuksepinda, mis tähendab, et ta suleb seda natukene tihedamalt ja aitab ka seeläbi siis seda niiskust või niiskustasakaalu juustes sees hoida ja ühtlasi ka siis sellist läiget juurde anda. Ja need on siis võib-olla sellised põhilised, mida ma siin nagu esile tooksin. Kas on äkki meil kedagi, kes on kasutanud siis Maxiwashi varasemalt? On kellelgi mingisugune kokkupuude olnud Maxivashiga? Et siinkohal mul lihtsalt tuleb meelde üks lugu, et me jõudsime, ma vaatan, ta on siin ka. Ma räägin siin Kaiast. Et oli Kaial siin üks selline lugu, et saime tegelikult lihtsalt Maxiwashi süüksesse pesurežiimi lisamisega, sai tegelikult klient nagu oluliselt parema tulemuse oma muudest hooldustoodetest, mis olid siis natukene sellise mure taustaga, et aitaks siis ütleme juukse kasvu turgutada ja üldist sellist heaolu parandada, siis Maxiwashi lisamine sellisesse puhastusrežiimi aitas tegelikult palju parema tulemuse kätte saada ja palju nähtavama tulemuse. Et jällegi see puhastus või selline koorimisfaas seal ette käiv on nagu hästi oluline. Nii et tasub seda ära mainida. Kuidas on meil veel tulnud mingisuguseid küsimusi? Ma siin midagi olen näinud, aga küsimusi meile täna praegu ei ole rohkem tulnud, aga Karolin tervitab meid, meie Kristjan on meiega, aga julgustan päriselt küsiga, kas või kellel on kogemusi, ootame ka neid lugusid. Ja Kaia, kui sul on ka täiendada seda lugu, siis muidugi võid seda omalt poolt teha. Et lihtsalt üks asi, mis mulle meelde tuli seoses selle kasutusvaldkonnaga siis mis me veel siis ära mainiksime sellest, et üldiselt jah, sellest juba rääkisin, meil on ilusad minitooted olemas, mis aitavad siis oluliselt vähema sellise kulutusega siis see tunnetus kätte saada, et mida see endast kujutab või mida see tähendab. Võib-olla mõnedes salongides isegi on neid meil väga palju ei liigu, aga mõnes salongis võib-olla isegi on mingisuguseid testreid, mida saab proovida. Salongis endas on ka kindlasti backbaaris Maxiwash olemas, nii et kindlasti soovitan proovida ja ära katsetada enda peal. Nüüd, kui me räägime siis veel sellisest juukse hooldusest, siis hea oleks ära mainida ka üks selline toode, millest me tegelikult räägime ka tuleviku laivides rohkem ja võib-olla väga-väga pikalt ja süvitsi ma ei lähe sellesse. Kuigi on toode, millest on palju rääkida, on siis Staying Alive. Ja see, mis see siis põhimõtteliselt on selline juustesse jätab valsam justkui, aga tal on siis tänu sellisele happelisele või happelisema poolsele koostisele, et tal on madal pH, see jääb kuskil siis 3,8 peale, on ta tegelikult kodus hästi hea kasutada, salongis ka loomulikult ja meil on päris palju kasutusviise talle, aga kodus aitab ta tegelikult vähendada meil sellist antistaatilisust, mis võib tekkida ja täpselt samamoodi selline happeline keskkond aitab ka sellist juuksepinda sulgeda paremini. Et kui teil on näiteks mis iganes juuksemure, värv ei püsi nii hästi või nad kipuvad kahuseks minema või näiteks on nad kuivad ja ükskõik mis muu selline hooldus ei justkui jää juustesse pidama, siis see oleks ka üks hea asi, mida kasutada selleks, et aidata sulgeda juuksepinda. Täpselt samamoodi nagu see Maxivashki, ta aitab sulgeda juuksepinna tänu siis oma sellele happelisele kooslusele ja seeläbi siis lukustab kõik sellised niisutavad komponendid meil juuksekarva sisse, ühtlasi ka
suurendavad oluliselt läiget ja parandavad tegelikult ka kammitavust. Ja see Staying Alive on siis üks selline toode, mida alati soovitaks nagu sellise antistaatika vastu. Et nüüd on see raske aeg nii-öelda juba möödumas, aga ma arvan, enamik, kellel on pikemad juuksed, on nõus, et selline november, detsember, kõige rohkem võib-olla november ja siis aasta algusse mingid kuud, jaanuar-veebruar on sellised, kus on nagu väga palju sellist antistaatilisust, juuksed kogu aeg justkui oleksid püsti, eks ole. Et see võib sõltuda muidugi materjalist hästi palju, mida te kannate või kui palju seda hõõrdumist on, aga jah, Staying Alive aitab seda nagu oluliselt vähendada, seda staatilisust juustes. Ja ta tegelikult sobib kõikidele juuksetüüpidele, väga hästi lastele. Küll aga mis tuleb ära mainida on see, et tal on võrdlemisi selline maalähedane lõhn. Et hästi selline eriline ja minu arust päris meeldib, aga lihtsalt, et võib-olla lastele on tihtipeale selline hästi magusad, sellised lõhnad meeldivad nagu rohkem, aga tasub kindlasti nende peal ka katsetada. Et kui lastel ei kasuta näiteks balsamit, eks ole, siis see on üks hea selline alternatiiv, mida peale juustepesu pähe panna, et ta ikkagi aitab selle juukse teha palju selliseks pehmemaks ja nad ei lähe nii kergesti ka pusasse. Ja kui ka on mingisugune pusapost tekkinud sinna või patsikummi jäänud pähe, kui magamal läinud oled või mis, siis aitab Staying Alive nagu oluliselt kergemini selle ka välja kammida järgmisel päeval. Nii et kindlasti nagu soovitaks. Aga põhimõtteliselt siis sellised staarkomponendid, mida ma siin esile tooksin, oleks siis harilik luuderohi. Nii et sellest ka selline natukene selline apteegine lõhn siis. Ja see aitab siis luua ka juustesse sükse kaitsekihi liigse niiskuskaotuse vastu, millest me korra rääkisime juba. Ja samamoodi siis toetab seda läiget. Ja ühtlasi on meil siis ka suure takk ja juureekstrakt, mis annab siis ka läiget sellist tugevust ja elastsust ja samas ka lopsakust juustele. Nii et Staying Alive siis ka ühtlasi kuulub meie oma sellise värvi perekonna poolt siis meie juuksed tihendavasse tooteliini või tooterežiimi. Nii et jällegi üks asi, mida soovitan kasutada ja mida ma salongis päris palju kasutan ka juuste lõikamise puhul, näiteks eriti just lastel. Et töötab seal hästi. Nii. Ja siis korra mainiks veel ära, kui me räägime siin leebest puhastusest, jällegi mingisuguse või ühes siis sükestest toodetest, mis meil tegelikult on siis ka tuleviku laivides rohkem fookuses, täpselt nagu see Staying Alive'gi, aga kuidagi selle juukse puhastuse sellises etapis väga hästi sobib nagu siia ära mainida. Ja tegemist on sükse asjaga nagu Restore. Ja ka just ei näha on, et tuled peegeldavad vastu, aga siis selline üks väga selline armastatud juba aromiteraapilise toimega selline puhastav balsam siis. Ja võib-olla ka tekkis korra siuke mõttekoht, et puhastav balsam, et mis see nagu endas siis tähendab. Sest kui ma päris aus olen, siis esimese hooga, kui see toode välja tuli, siis mina olin sinnamaani olnud kogu aeg sellise lähenemisega, et või mõttelaadiga, et kui üks asi kõlbab kõigeks, siis ta ei kõlba mitte millekski, eks ju. Ja selle puhul ma siis peaks oma neid sõnu sööma, aga arvestades siis tulemusi teen seda hea meelega, sest ikka on tore tunnistada, kui sa eksid aeg-ajalt, eks ju. Et ta selle külle pealt töötab väga hästi, et ta aitab ühtlasi nii puhastada juukseid kui ka samal ajal neid ka niisutada. Ja ennekõike tuleb see tegur siis meil kasuks sellistel juustel või juukse murede puhul, kus on natuke juukse katkevad või nad on väga tundlikuks tehtud, on see siis keemiliselt, mehaaniliselt, ehk siis nad natuke murduvad või on sellised lihtsad haprad ja väga õrnad. Et siis Restore on selline väga hea asi, mida kasutada ja põhimõtteliselt võiks siis soovitada korra nädalas teha siis selline protseduur. Et teete juuksed niiskeks, lihtsalt märjaks niiskeks, loputate siis suurema sellise nii-öelda tolmu ära, eks ole, kui hakkate pesema. Seejärel panete siis mõne pumbatäie seda Restore'i biopesadele, võrute selle ilusti laiali ja siis emulgeerite väga sujuvalt ja just nimelt masseerivate liigutustega siis peanahale. Ja 2 minuti jooksul siis masseerite oma peanahka. See on hea siis 8 aspektiks. Esiteks te saate siis omale sellise toreda virkutuse ja hoolitsuse teha.
sest olgem ausad, tuleb ka ennast ikkagi hoida ja see massaaž aitab ka natukene siuksed negatiivsed mõtted või negatiivsuse, mis meil on antud hetkel võib-olla ka rohkem levinud. Nii positiivses kui negatiivses mõttes, eks ole, aitab siis natukene eemale saada ja ühtlasi selle 2 minuti jooksul siis need puhastavad komponendid siis aitavad, mitte pindaktiivsed sellised komponendid aitavad siis puhastada meie uksed ja peanaha ja nad teevad seda siis võimalikult leebelt ja õrnalt, et jäävad ikkagi enamik toitained meil juustesse ja pigem siis isegi antakse juurde, aga samas lahustub siis see nii-öelda see rasu ja kõik see ebapuhtused, mis meil on, et siis saame juustest ära või peanahalt ära. Seejärel, kui see 2 minutit on läbi, siis me loputame selle välja ilusti ja põhimõtteliselt ongi kõik. Võite lõpetuseks panna veel kas siis Staying Alive'i peale või mõnda muud hooldustoodet, mis veel aitab siis juukse sellist struktuuri parandada või sellist elujõulisust lisada. Ja saate siis sättida nii, nagu te tavapäraselt siis seda teete. Nii et hästi hea on teda kasutada selliste trennipäevade puhul, praegu me nagu jõusaalis ei käi või trennides, eks ole, aga näiteks koduski on, kui on selline kiire pesu vaja teha, siis on väga hea kasutada seda sellel ajal. Ja nüüd, mis ta teeb veel eriliseks, on see, et ma siin näitan niisuguse miniversiooni ka ära, täpselt samamoodi on võimalik ka seda siis katsetada, aga mis ta teeb veel või selline positiivne külg ta juures on see, et ta aitab meil ka juukseid sügavuti toita. Et kui me räägime sellistest õrnadest tabrastest juustest, siis neil on nagu vaja väga hästi selliseid proteiine ja toitvaid komponente ja Restore on siis väga tihkelt täis siis neid, ütleme nii, et ta hoolitseb ikka väga hästi selle õrna juukse eest ja toidab neid seespidiselt. Ja see põhineb siis tegelikult tehnoloogilises aspektis, siis rohkem selliste proteiinidel, ensüümidel, et seal on siis siuke nii-öelda teadus ka taga nendest proteiinidest ja ensüümidest räägime võib-olla meie järgmistes laivides natuke rohkem süvitsi. Aga jah, need on ka sellised väga tähtsad juukse ehitusmaterjalid, ütleme nii, ja see Restore aitab siis neid sinna juustesse lisada. Nii et ideaalne kombo siis omale kasutamiseks. Ja Restore'i puhul muidugi ka ennem seda, kui hakatakse kasutama, siis on mingisugusel ajahetkel, isegi kui see on salongis tehtud, on see siis mõistlik selline see koorimisfaas ka sinna juurde. Täpselt selle samal põhjusel, et meil oleks võimalikult ladus ja avatud tee siis kõikidel nendel headel toitvatel komponentidel siis juuksepinda siseneda ja seal oma maagiat teha ja aita siis päästa ja lahendada teie juuksemuresid. Nii, ma näen, et Piibel on tulnud mingi kommentaar, ma korra siia hõljun peale. Ja, Piibe kirjutas meile kommentaariks Maxiwashi kohta, et see on saanud ka tema klientide lemmikuks just jääkainete eemaldamise koha pealt, et väga suur rõõm on kuulda seda. Ja, just. Et on ka mingisuguseid selliseid basseini ja ujujatega kogemusi äkki kellelgi või Piibel endal. Et see siukse juukse puhul aitab tegelikult päris hästi seda kloori kätte saada ja olenevad, kui palju te olete siis kokku puutunud selliste muredega. Aga kui on selline siis klient või inimene, kes väga armastab ujumas käia, teeb ta seda isegi võib-olla elukutseliselt või jah, et on selline väga intensiivne trenn, siis mingi aja peale need juuksed muutuvad väga selliseks huvitavaks, et see struktuur on hästi selline läikiv, need on nagu justkui plastikjuuksed, aga samas nii kui natukene nagu vett saab juust, sellist tavalist puhast vett, eks ole, või niiskust, siis nad muutuvad täiesti nagu kammitamatuks, et see kamm lihtsalt takerdub sinna juustesse kinni ja kuidagi nad on nagu nii jäigad ka, et nad on täitsa enam-vähem püsti peas, et see on väga selline huvitav moment, mis võib tekkida, aga see nagu inimesele endale on suht keeruline nagu kodus hallata kõike seda, eks ju, siis mina olen näiteks Maxivashiga saanud nagu imelisi tulemusi sellega, et see juukste struktuur nagu oluliselt paraneb tänu sellele puhastusele, et need jääkained saab sealt ära ja kõik on jälle tagasi normaalne. Ja see läige ei ole ka nagu, on iseenesest oleme harjunud, et läige on hea asi, eks ju, aga antud juhul ta on selline justkui nagu oleks plastiknuku juustega tegemist, et see on siuke väga, väga veider moment, mis tekib. Siis ma näen, et Lars on pannud siia Hello Estonia. Hello Lars. Lars on siis
on siis Kevin Murphy siis üks võtmetiimis, ütleme nii, üks tähtsaim ülemus, nii et see on väga uhke tunne samast ühest küljest, et ta meid siin jälgib, teisest küljest natuke hirmutav ka. Aga see on nii lahe, et selline globaalne toetus on siis kõikidel Kevin Murphy inimestel. Et see on alati nii südantsoojendav näha. Ja kui ka käia nende siis ingliskeelsetel rahvusvahelistel laividel vaatamas, siis on ka hästi lahe vaadata, kuidas kõik siis seal jagavad emotsioone ja kogemusi ja armastust siis selle töö vastu ja tunnevad rõõmu sellest, et jälle kokku on saanud siis tunniks või mõneks ajaks siis seal laivis. Nii, kuidas meil? Tundub, et nüüd on nagu vaikus rohkem, jah? Et siin rohkem kommentaare ei ole. Ei ole kahjuks. Aga suur rõõm on näha, et meid ikkagi jälgitakse, kuulatakse. Üks mõte veel, mis ma mõtlesin, et ma viskaks õhku nii-öelda, on see, et kuidas oleks, kui näiteks meil võiks olla siin ka veel lisaks minule, Emmale või Elisele võiks olla keegi külalisesineja, kelle me siis võib-olla kutsuksime ka omale külla. Et kui olete teie nüüd kas siis praegu vaatamas või järel vaatamas ja teil on näiteks keegi Kevin Murphy juuksur, keda te sooviksite nagu ka näha koos meiega siin rääkimas asjadest, siis andke palun kommentaarides märku ja me katsume selle ära korraldada. Ja teeme natukene selliseks põnevamaks ja interaktiivsemaks siis oma sellise laivi. Ja noh, kaua sa ikka seda ühte inimest vaatad, eks ole, ma iga kord üritan soenguga midagi põnevat vähemasti teha, eks ole, et oleks põnevam siin omal kodus ja võib-olla inimestel siis vaadata, eks ole. Nii et kui te neid pingutusi hindate, siis ka väike thumbs up saatke minu poole teele, siis ma tean, kas ma jätkan seda või pigem ma olen natukene rohkem halli hiirek edasi. Aga jah, et siuke mõte tekkis, et kutsuks siis kellegi külalise veel omale siia. Oleks nagu oluliselt põnevam ja ühtlasi jälgige ka kindlasti sotsiaalmeediat, vaadake järgi, meil võib-olla mõned on juba näinud, aga meil siis täna läks ka üles selline ilus graafik siis, et mis päevadel ja mis kellaaegadel me siis nii-öelda eetris oleme, aga noh, see päevad on ikkagi teisipäevad, neljapäevad ja üldse kell 12, nii et selles mõttes teeme oluliselt lihtsamaks selle asja teile edaspidi ja teemadest siis ka päris palju põnevat on tulemas. Et toodetest jällegi ja samamoodi ka lookidest, et saame siis ka sellist Kevin Murphy mõttelaadi ja sellist nägemust ka siis tuua siis lookidena teieni, nii et hoidke siis silmad lahti ja jälgige meid edaspidigi. Aga mulle tundub, et põhimõtteliselt me võime vist tänase päeva kokku tõmmata, sest et valdavalt ma olen saanud rääkida kõigest, millest ma plaanisin täna. Nii et ma korra toon veel Elise ekraanile ja siis jah, ma ei tea, tahad sa veel midagi lisada? Jah, selles mõttes omalt poolt ma võib-olla ütleks Restoorile kommentaari, et see on üks absoluutselt minu lemmiktooteid, ta on nii imelise lõhnaga ja ta jätab juuksed vaimustavalt pehmeks. Et kindlasti soovitan kasutada, kes ei ole veel jõudnud, proovige. Et see on muidugi väike selline sneak peek juba ka, aga põhimõtteliselt selline ananassi ja papaia lõhnad nagu hästi tulevad esile selles tootes, mis on siis ka siia sisse pandud, et jah, ananassi ja papaia sellised ensüümid teevad ta hästi sükseks värskeks ju ka tegelikult, et ta on ikkagi magus, ta on hästi meeldiv, aga samas ta on ka selline värske lõhn, eks ju. Ja, väga mõnus. Et jah, sellepärast ma ütlesin ka, et aroomiterapiline, et nii salongis kui kodus. Võt. Nii, aga siis korra veel viskame pilgu peale, ma näitan siis ka meie sellise järgmise teema ära. See on siis ka otsustatud, nagu kuulsite, meil on siis graafik paigas, eks ole. Ja järgmine kord räägime siis Hydreti ja Repairi tootesarjadest, millesse siis ka Repairi see Restore kuulub. Nii et kui tahate rohkem siis sellest tootest teada, siis ühinege meiega siis 23. juba kell 12.00 siinsamas Kevin Murphy Estonia Facebooki lehel. Ja Elise, oled sina ka järgmine kord olemas? Ma arvan, et mina olen ka järgmine kord olemas. Nii et super, siis siit kohalt saadame siis kõigile tervisi, olge terved ja näeme juba paari päeva pärast. Tšau!